Tere vaatama selle hooaja viimast Trinity äriõiguse töögrupi nõuannet. Täna räägin teile juhtorgani liikme tagasikutsumisest. Ikka küsitakse meilt, kas juhtorgani liikme tagasikutsumiseks on vaja mõjuvat põhjust või juhtorgani liikme nõusolekut. Lihtne vastus on, et ei ole. Juhtorgani liikme saab tagasi kutsuda sõltumata põhjusest või nõusolekust. Kuidas seda teha? Selleks tuleb vastu võtta vastava organi otsus, juhatuse liikme tagasikutsumiseks kas osanike otsus või kui on olemas nõukogu, siis nõukogu otsus. Ja nõukogu liikme tagasikutsumiseks siis vastavalt osanike või aktsionäride otsus. Nõukogu liikme tagasikutsumiseks on vaja 2/3 poolthääli, juhatuse liikme tagasikutsumiseks lihthäälte enamust. Ja tasub tähele panna veel seda, et sinna juurde see leping, mis te olete sõlminud nõukogu või juhatuse liikmega, lõpeb vastavalt selle lepingu tingimustele. Otsus jõustub sellel hetkel, kui otsusest on juhatuse liikmele teavitatud. Nüüd aga läheme puhkusele. Ja minge ka teie. Kohtume sügisel, siis kui lehed juba kolletavad. Ja sellel sügisel kohtume Maagrimajast. Ehk Trinity on kolimas. Soovin teile ilusat puhkust ja näeme jälle.